tere, tere, tere! Me oleme Tartus Annelinnas praegu ja siin on Kaunase puiestee, siin on erinevad koolid, siin on Annelinna gümnaasium, siis on siin see Kristjan Jaak Petersoni kool. Aga sõbrad, vaatame üle need masinad, me leidsime need masinad. Ma võin eksida, mina kui endine volikogu liige ja praegune majanduskomisjoni liige. Ma võin eksida, võimalik, et Annelinnas on veel mingisugused välijõusaali. Aga see oli nüüd selline osa, mida ma teadsin, et ta on siin kandis olemas. Ja vaatame üle, mis siin on, et kaua ma siin nüüd ikka jutustan. Nüüd on selline asi. Outdoor Fitness Center teeb sellist ja see on mulle tuttav ja teate, kus ma seda nägin? Ma nägin seda selles Puhjas ja ma veel ütlesin selle kohta ka, et seal kõlises nagu paremini nagu kirikukell, et vaata, tegelikult kui ma nüüd neid käsi siia toeks ei pane, siis tasakaalu tunnetuse koha pealt on tegelikult hea harjutus, kui ma nüüd tahan olla siin tsentrumis, et samas jällegi, kui sa tunnetuse nagu kätte saad, ma arvan paari minutiga, siis sa seisad siin lihtsalt ja ongi kõik. Aga kui sa proovid nii teha, et töö käib niimoodi, et sa sinna päris alla välja ei lähe, siis iseenesest töötab päris hästi. Selline tasakaalu tunnetuse harjutus ja kui sa niimoodi oled pinges, siis töötavad ju erinevad lihased kaasa. Nii, kas tõesti? Ei ole. See on reie väliskülg. Kui ma ei eksi, siis minu arust Puhjas oli täpselt see sama masin. Vaatame teiselt poolt ka ei mitte üldse halb masin, et võib-olla tüdrukutele sobib selline rohkem see reie teema siseväliskülg. See on põiklihas. Jällegi, ma tean, Tank tahab panna selle onu TikToki video jälle juurde. Ajatee on konarlik. Me täiendame. Aga selle rattaga, Tank, kui sa saad, siis vaata see Vene multifilm oli see Nupaga tiigus. Hunt sõitis selle lasterattaga. Et see nüüd on küll päris pisikestele, et kodarad on ka väiksed, et sellega ilmselt see on mõeldud siis jah, päris tillukestele. Kuigi jällegi need suuremad masinad, need on nagu ikkagi täiskasvanule. Aga selliseid asju siia tekitatakse, ilmselt keegi sai nüüd konkreetselt selle nurga eest endale üks korraliku jõulupreemia. Nii. Aha. See nüüd on see asi. Aga see ka jääb väikseks. Kuna see nüüd on koolimaja kõrval, siis ilmselt on arvestatud lastega. Ma saan oma töö ära teha, aga kuidagi natukene väikseks jääb. See on kõige väiksem pink, seda laadi pink, mida me oleme siiamaani erinevates Eesti välijõusaalides proovida saanud. Ja siin on stepper. Stepperite osas ma olen alati natukene skeptiline. Stepperite osas on see teema, et ta jääb üldjuhul see töö jääb ja siin samamoodi. See töö jääb väikseks. Töö käib, aga sellist korralikku venitust siin taga ei ole. Et pigem ei soovita, et siin ei ole nagu sellist märgimisväärset tulemust. Ja see nüüd on, see on see sama, mida ma enne ütlesin, et seal oli selline väike, aga see töötab võimsalt. See on praeguseks siiani nendest, mis me oleme proovinud, on ta kõige parem masin üldse jalgadele. Ja siin on tunda kohe, see nurk on kuidagi õige, riie tagaosa, tuharosa, ma ütlen, ma saan selle kannika veel pringiks. See kann, see veel tänab peremest, et kusjuures, kui ma nüüd nagu vaatan, siis on nagu päris palju koormust on jalgadele, järgmine on ka jalgadele. Siit on nüüd keegi kurikael on selle polstri ära võtnud, aga see ei ole, see on see üldtreening, see ei ole ainult jalgadele, see on see asi. Aga ta liigub ka natukene kuidagi lahjalt, et ta jääb võrreldes kõikide eelmistega, mis ma samalaadsete masinatega, millega ma olen töötanud ja proovinud, siis see on kõige lahjem siiani. Aga samas ütleme nii, et see masinate polstrid on ära, sealt on need kummimatid on ära kulunud, kunstnikud on siia rakette joonistanud 2 munaga, et nii. Siin on nüüd üks masin täiesti pekkis. Et siit on ära murtud, see oli siis istudes jala surumine ilmselt ja see on nüüd täiesti, kogu konstruktsioon on ära murtud.
noh, põhimõtteliselt siin on juba põhimõtteliselt 4 masinaga, mis vajab parandamist. Rinnalihas. Vaatame. Kuule, päris raskelt käib. Kui ma niimoodi külmad peale lähen. Kuule, võtan nibin-nabin, mingisugune 15 korda jõuaks ära teha, aga siis oleks ilmselt juba kumm tühi. Väga raskelt käib. Ja see nüüd on ka ilmselgelt on seotud kehakaaluga. Nii et vanasõna ütleb, kui sa oled 120-kilone, siis ära selle masina otsa roni. Ja siin siis on see osa, kus küünarnukid on keha lähedal, töötad triitsepsiga. Aga surumise koha pealt ainukene miinus võib-olla on see, et võiks ta natuke sügavamal olla, seda sa saad jällegi päästa, kui sa tuled siia trenni, võtad endalt mingisuguse jäigema padja kaasa, paned siia vahele ja siis see sügavus tekib. Iseenesest kõva masin. Ja see nüüd peaks siis olema, siin ta näitab justkui, et töötab õlavööte ja justkui töötaks triitseps, on ju. No vaatame seda triitsepsit. Ehk siis, kui ma teen tõmmet, siis triitseps peaks nagu töötama niipidi, kõik võimalikud surumised. Aga siin ma teen tõmmet, et jällegi ma vaidlustaksin, et kas mul nüüd siin see triitseps, kui palju mul see triitseps siin töötab. Ütleme nii, et ei liha ega kala. Ma ei tea, ma võin professionaalina öelda, see ei ole liha ega kala. Ma ütlen, see on ebaprofessionaalne tekst. Ja oleks, kui siit laialt saaks teha tõmbeid, selg oleks suuremas venituses. Antud juhul siin näed, mul ei ole seda venitust maksimaalselt. See on võib-olla natuke parem. Mina sellise tavalise Eesti poisina võin öelda, et pigem ainuke võib-olla, mis siin kõnetas, oli see jalaharjutus, kus siis nii-öelda käärkõndi ja siis lamades surumine, rina surumine, ütleme. Ja seal ka eeldusel, et sa tood endale mingi lisapingi. Aga kõik ülejäänud asjad, kes iganes selle saali eest nagu vastutab siin välijõusaali eest, et võib-olla konsulteerida kas või meiega, et meil on juba piisavalt palju praktikat ja kogemusi, et kõvasti vaja putitamist, parandamist ja võib-olla väljavahetamist. Aga näitame ära ka, kus me siis täpselt olime. Näed, siin Kaunase puieste välijõusaal Tartus. Et siin on näed ära pudeliga tule, ära kuubikuid viska, need peaks Rubiku kuubikud olema. Ära tee suitsu, ära rattaga tule, saadame sinna nagu rattad on siin kõrval kohe. Ja vaata, et sul koer ka istuks. Ta võib seista, aga ta ei tohi istuda. Kindlasti ta peab olema seistes. Ja kõik igasugused hädanumbrid 112. Jääd masina alla kuhugi enam välja ei saa, siis sa tead, kuhu helistada. Muide, see number 1789 töötab päris hästi. Sellega mina helistasin nendele mingi mõned nädalad tagasi. Ütlesin, et kuulge sõbrad, et Tartus Haage külas ei ole isegi lõuatõmbekangi. Ja ülla eelmine nädal pandi lõuatõmbekang pandi sinna ülesse, nii et tegelikult seda numbrit ei maksa alahinnata. See on kõva number ja nad üldiselt üsna operatiivselt tegutsevad. Ja kui nad ei tegutse, siis saate kohe valimiste ajal arvestada, et see abilinnapea oli väga paha inimene ja tuleb välja vahetada. Tartu Anne gümnaasiumi me käisime seal välijõusaalis, see on siin samas, aga see on selline parkuurirada ja nii. Mina vana turnijana, ronijana, oleme ausad, kui lapsepõlves nutiseadmeid ei olnud, siis sai käidud puu otsas ja proovime seda rada läbi selles suhtes, et kui mu perearst nüüd, siis ma ei tea, ma peaks kuidagi sinna hüppama või? Lõpetage ära. Oota. Ei. Ma lähen siit kaudu tagasi, siis ma proovin need teised asjad ka läbi. Aga ma proovin kohe üllatada televaatajaid. Vaata. Taiks on tervenisti tank. Näed mind, jah? Vaata. Väga hea, pehme maandum. Vana kool on veel natukene püssirohtu tules, aga jällegi, ma eeldan, et siit kuskilt ma nagu ronin, siis ma lähen kuskile, ma ei tea, siia. Ja siis ma peaksin siit kuskilt mööda seina ronima. Ma ei tea, ma alustaks lihtsamatest asjadest. Ma alustaks lihtsamast asjast. Parkuurimine, kes ei tea, mis asi see on.
siis need on sellised vennad, kes ronivad mööda maja seinasid ülesse, teevad igasuguseid trikke. Noh, ütleme, et ma tahan olla mingisugune musta ninja lapselaps. Mask on peas, lähen hüppan siit niimoodi. Ja siis teen hüppe, siis ma piilun, siis ma ei tea, siis ma peaksin kuskilt, siis ma jooksen mööda seda toru. Jooksen, siis lähen siit ja ma juba tunnen ennast ninja sõdalasena. Nii. Andke mulle sõbrad parkuurijad andeks, kui ma kõiki asju ei tea, aga näiteks see toru siin, see on võib-olla kuskil külje pealt, hüppan sinna toru külge ja siis siit niimoodi. Midagi sellist võib-olla. Et ma tegelikult olen näinud Soomes, oli mingisugune mägironimise keskus, kus oli mägironimise sein. No ta võis olla mingi 15 meetrit. Ja ta oli ka veel niimoodi, et läks üles välja ja lae all oli ka sõrmejõududega, liikusid teisele poole ja sealt veel alla. Et see oli nagu highest level, et ma arvan, et ta võis olla, ma isegi ei tea, kus ta see Helsingu külje all oli, aga see oli ilmselgelt üks selline suuremaid keskusi. Aga sellised võimalused on ka siin olemas. Jällegi, päris korralik töö on ära tehtud. Võrdlemisi nukras seisus, siin on paljud asjad on siin katki. Noored kunstnikud on siia kirjutanud, näiteks ma ei hakka seda lugema, Miša Loh on siia kirjutatud, tank näite. Et see, et nagu Miša on Loh, vaat seda ma nüüd küll ei teadnud. Mina arvasin, Miša on selline nagu atleet, aga siia on nagu selline sõnum jäetud. Ja mulle tundub, et siin on ka Miša ja ma ei hakka seda ütlema, mis see siin on, Loh oli igal juhul. Ja siis on siin, keegi on märkinud ära kuupäevaliselt, siis on siin on igasugust sellist, vaata, sport on selline asi, et sa saad ka midagi hingele, nii-öelda kultuuriline pool on ka hästi olulisel kohal. Aga me tõmbame siin otsad kokku, ma arvan, teil oli huvitav vaadata, et minul endal oli huvitav proovida, et saite selle seikluse läbi tehtud ja meil on juba järgmised kohad, kuhu me peame edasi liikuma, et ei tea, see on nagu... Sõbrad, me oleme praegu Tartu Kivilinna kooli võimalused vaatame üle. Viimasel ajal kipubki nii olema, et tegelikult põhimõtteliselt iga suurema kooli juures on mingisugused sellised spordi tegemise võimalused, aga see antud juhul on katki. Ta on katki, tal on mingi asi siin konstruktsioonist ära murdunud, aga sellise hirmsa paugu teeb küll niimoodi, et kui sa tuled siia Anelina majade vahele, ütleme, et keegi on tulnud peolt ja ta on sellises ülevas meeleolus, kell on 3 öösel ja siis ta paneb nii vaikselt. Proovi uuesti. Saan, jumal, ma ei saa aru, mis põrgu lärm sealt väljalt tuleb. Peaks ütlema, kohe vaatama, kes seal on. Ja lasta inimestel rahulikult kvartsi võtta. On ikka mingi bandiidid. Issand jumal, kes seal on, need on ju need sõnaela poisid. Aga vaatame üle, mis võimalused siin on. Siin on 2 stepperit ja mina, kes ma olen stepperite suhtes selline kriitiline, ei pea pettuma jällegi nagu. Selle stepperi eripäraks on see, et tema need käetoed või need käepidemed on hästi lähestikku. Tavaliselt on need laialt, aga siin on nad lähestikku, aga ega siin nagu väga midagi ei toimu. See jääb nagu nõrgaks. Ma proovin igaks üks teisega üle, kui ma siin juba olen. Nii. Kusjuures see käib paremini, natuke paremini, aga tead, pigem kõnni või jookse või tee midagi muud, aga selle peale ära väga palju aega raiska. Stepperi eelis on see, et muidugi ülakeha töötab ka kuigi palju kaasa. Nonii, selle masina suhtes mul on väga suured lootused. Istume siia ilusti, vaatame, autod sõidavad, lehvitame autojuhtidele, võtame siit need käsikud ilusti. Opa ja venitus ja jällegi, vot see masin on minu hinnangul üks parimaid masinaid just sellest rohelisest seeriast. Ma ei tea, kes neid rohelisi masinaid toodavad, aga see töötab alati. Siin ma tunnen praegu reaalselt, kuidas mu selg lihtsalt venib
ma lähen järjest atleetlikumaks nagu noor Kalevi poeg enne taplusesse minekut. Muinaseestlased ka kindlasti, enne kui nad läksid saksa rüütlite vastu, siis ma arvan, et mingisugune niisugune karvane vend ja siis üksi päini, mis see suur tõll oli, võttis selle ratta ja sellega tagus siis igasuguseid välismaa võitlejaid. Sellesama pingi, kui ma ei eksi, siis siin samas lähedal oli ka siis selle Anneliina gümnaasiumi või kooli see välijõusaal ja täpselt sama aparaat oli seal ka vist. Aga siin laseb venitada, siin laseb selja pikalt välja venitada, mis on nagu väga suur eelis. Samas miinus on see, et see ülekanne on jällegi hästi tagasihoidlik. Ehk siis kui ühe käega teha, siis ma arvan, et kui ma teeksin 50-seid seeriad, 50 kordust ja vahetaksin kätt teisele käele 50 kordust ja niimoodi korda mööda 3-4 seeriat, siis ma arvan küll, et see juba töötaks ja toimiks. Jällegi, see on jälle see osa, kus tuletame meelde, mis Põlvas juhtus. Ja ma vaatan masinale peale, ma olen juba natukene skeptiline. Nii, vaatame üle. Surumine. Ja proovime niimoodi ka. No jällegi see sama miinus nagu enamus rinnalihase pinkide puhul, see nurk jääb natukene liiga, see sügavus, rinnalihase venituse sügavus jääb liiga väikseks. See tähendab seda, et rinnalihas ei saa kasvada, jääb see kõik kuidagi lahjaks, et jällegi kindel soovitus, kui on võimalik, siis kas sa lähed ise sellest teadlikult kaugemale, küünarnukid on kehast kaugel eemal ja tunned, kuidas rind kasvab. Oi, praegu, vot nüüd ma tunnen, vot siin selle koha peal on see venitus. Oi, kurja, ma räägin teile kiirelt ühe loo, mul oli 1 aasta oli niimoodi, et see võis olla mingi 2007-2008 selline tippajal. Ja siis töötasin veel Kaitseväe seal akadeemias ja siis ma olin akadeemia dressis, käisin Toomemäel jooksmas vahepeal. Aga mul oli siuke hirmus purakas sees, ma tegin lamades surumist, seal üritasin 200 suruda ja 190 läks nagu igal ajal ja rind oli nii valus, oli eelmise päeva trennist ja siis ma läksin Toomemäele, jooksin ja tunnen, et nii valus on. Ja siis ma võtsin niimoodi rindadest, jooksin näis Kaitseväe dressis ja siis mingi poiss ja tüdruk olid pingi peal, ajasid mingit, praegu tankaks mäest alla veerend nagu kana. Ja siis nad ajasid kahekesi pingi peal mingisugust armu asja ja siis nad nagu vaatasid lihtsalt mingi vend jookseb niimoodi. Ja ma ei kujuta ette, mida nad nagu mõtlesid või see pilt oli ilmselgelt veider. Aga kui me nüüd vaatame, see oli Tartu Kivilinna ja seal taga on, vaatame tegelikult need asjad ka üle. Et siin on need samad rööbaspuud ja asjad, mis tegelikult võiksid olla iga suurema sellise maja või küla hoovis. Näete taga, vaadake, kui äge plats on taha ehitatud. Väga korraliku kattega, siin on võrgupaiad on olemas, nagu võrku ei ole küll püsti pandud, on korviplats on olemas, jalkaväljak, et tegelikult väga äge. Ja keda ei ole, inimesi ei ole. Vaatame ma vaatan kõige ennem selle kõhuvariandi üle. Kõhuvariant on siis jällegi see osa, kus sa oled siin, vead jalad üles ja tagasi. Ma olen oma praktikas näinud vendasid, kes on jalad kuhugi üle pea vedanud ja jalgu kukla taha ei pane. Aga ma ei ole täheldanud, et neil väga suur kõhulihas oleks. Ja need, kes tegelevad võitluskunstidega, neil peab see kõhulihas mitte võib-olla visuaalselt väga terav olema, tugev, aga selles suhtes, et kui sa sellise liigutuse teed, jalg on põlvest kogu aeg kergelt kõverdatud, siis piisab sellest juba oma jagu, kui sa teed piisavalt intensiivselt, piisavalt pikad seeriad, töötab väga hästi. Miinuseks on siin see, et ma ei saa väga külgedele jalgu vedada, ta läheb ainult ühe liini peal. Ja teine variant, mis mind natukene huvitab, on siis see triitsepsi tegemise variant. Aga ma mõtlen siia, ma lähen alla ja lähen siia. Aga ma ütlen nii, et see osa võib jääda osadele ohtlikuks, et ma pigem ei soovita. Mina ise teeksin ära selle triitsepsi surumise ja siin on duubel, täpselt sama variant. Lõuatõmbed, redel. Nii, hopp ja tagasi, hopp
ja tagasi. Vaata, kui neid saateid teeme, igas selles nurgas on mingisugune lõuatõmbemasin või asi, siis ma arvan, päeva lõpuks on mul ikkagi mingisugune 100 lõuga tõmmatud. Et väga hea asi, miks mitte, sul on olemas rüübaspuu, see on siis triitsepsile, sul on olemas lõuatõmbekang laialt seljale, kitsalt biitsepsile. Sul on seal olemas veel rinna surumise, triitsepsi surumise pink. Et ja see selja see osa oli ka, nii et tegelikult ülakeha saab päris hea koormuse. Kui sa nüüd tank saad näidata, siis seal taga on veel tehtud lastele eraldi ronimiseks igasuguseid redeleid, kange, siis on seal mingisugune selline väike takistusrada. Arutasime enne, et neid pinksilaude tehakse hästi palju, aga sellel aastal näiteks, kui praegugi on tuulekene, see pinksi mängimiseks välitingimustel peab olema üks tingimus on see, et ei ole tuult. Ma olen pinksi mänginud algklassides ja tuulega ikkagi oleme ausad, mida tugevam tuul, seda võimatum on selle pinksi pallile pihta saada. See pall hakkab oma elu elama. Et kahjuks jah, need laudasid on, me vaatasime seal teisel pool oli, need on peaaegu igal pool on need pinksi laudasid, aga mingid tohutuid pinksi virtuoose ei paista küll kuskilt Eestist. Igal juhul sõbrad, jällegi natukene silmaringi laiendasime, läheme, liigume edasi, tegelikult vaata Annelinnas on peaaegu iga nurga peal on mingisugune kool, mingisugune selline väli jõusaali element, kui ma võrdlen seda, neid võimalusi siin, selle, mis oli seal Kristjan Jaak Petersoni hoovis, siis need võimalused siin on võib-olla isegi paremad, kuna need masinad on siin olemas, lõuatõmbed, rööbaspuu, siis see seljatõmbed, see oli täitsa ilus ja kõik masinad on siin, üks oli katki, aga ülejäänud on töökorras, et sellele ma annaksin kõvasti parema hinnangu kui sellele eelmisele platsile. Aga vaatame edasi, Eestimaa on suur ja lai, me ei ole tegelikult Tartu linnastki kaugemale jõudnud, aga kuna me ise elame Tartus, siis see meie endale ka on hea selline silmaringi laiendamine. Muide, see puude all paistavad vist mingi kiiged, et ega siin on põõsaste puude all võib olla ka neid takistusradasid, seiklusparke. Ma ei tea, ma ei tunne need kõik aknad, ma ei tea need kõik auke. Siin tõmban praegu otsad kokku ja ma ei ole üldse selles suhtes kindel, pigem arvan, et võib-olla siin tee peale jääb veel mõni selline nurgakene, mis on meil jäänud tähelepanuta ja kus on mingisugused masinad. Kui need meile silma hakkavad, siis me teeme kindlasti väikse video. Aga järgmise kohtumiseni!